Me oleme täna eraldi piirkonnas, mis äsja valmis ehitati, mida nimetatakse RSOM alaks. Ja see on ala, mis on ette nähtud spetsiaalselt selleks, et meie liitlasi vastu võtta kas siis õppuste jaoks või ka kriisiolukorras. Ja põhimõtteliselt disaini järgi on see mõeldud NATO eriti kiire reageerimisega niinimetatud VJTF üksuse vastuvõtuks. Ja see on umbes 2 pataljoni. Ja põhimõtteliselt, kui me kujutame ette tänast armeed, siis see logistika, mis tuuakse kohale alates relvastusest, varustusest, laskemoonast, riietusest, sidest, see on hiiglaslik. See on ehitatud Kaitseväe vajadustele ja see on ehitatud ka kõigi niisuguste Kaitseväe nõuannete järgi. Iga uks, iga niisugune vints, see kõik on hädavajalik. Kui veel spetsiifiliseks minna, siis üks osa sellest on ka tegelikult tankitee, mis on väga oluline osa, arvestades ka kohalikku elanikkonda. Jah, see on väga oluline, sest kui me kujutame ette suure soomustehnika liikumist, siis isegi kui me oleme üliettevaatlikud, see ikkagi tekitab probleeme, paratamatult see lõhub teid, raskendab liiklust ja nii edasi. Et kui meil on omaette tee raske soomustehnika liikumiseks, siis see on, ma arvan, väga positiivselt mõjub ka meie suhetele kohaliku elanikkonnaga ja muidugi teeb ka liikumise palju lihtsamaks. See ala on ressurss, kõik need logistilised sõlmed, mille me välja ehitame, Ämari lennuväli, see RSOM ala, need on ütleme niisugused logistilised relvad, kui nii võib öelda.